Keskmine Vene sõdur, kes saadetakse rindele, elab nüüd vaid 20 minutit. See üks fakt hämmastab mind iga kord, kui sellele mõtlen. Ukraina droonid on muutnud kogu lahinguvälja täiesti millekski muuks. Ja just see sama surve ongi põhjus, miks Vene sõjablogijad hoiatavad avalikult, et Ukraina rünnak Krimmi vastu võib olla vaid nädalate kaugusel. Umbes nädal tagasi jäi mulle midagi silma. Venemaa hakkas äkitselt Krimmi ümbruses pea 2 tosinat paati ringi liigutama. Miks? Sest nad olid veendunud, et Ukraina valmistub millekski. Nende luurajad märkasid üha rohkem Ukraina tegevust ranniku lähedal merel. Ja siis läks asi suuremaks, kui Igor Kirkin, üks kõige valjemaid hääli seal, põhimõtteliselt kinnitas seda oma vangikongist. Olen kindel, et mõned teist mäletavad Kirkinit. Ta on see mees, kes aitas 2014. aastal Donbassis ja Krimmis segadust alustada. Tema oli see, kes lasi alla reisilennuki. Ja nüüd istub ta vanglas, sest kritiseeris Kremlit liiga palju. Aga isegi tema näeb, mis on tulemas. Tema sõnul lõikavad Ukraina droonid lõunaosas Vene positsioone tükkideks, eraldades üksused üksteisest ja kütusepuudus teeb olukorra veel hullemaks. Sellepärast arvab ta, et Ukrainal võib olla väike võimalus, võib-olla vaid mõned nädalad, et proovida midagi suurt. Ja põhjus, miks see võimalus üldse olemas on see, et Venemaa kulutab inimesi pöörase kiirusega. Alates hetkest, kui uued värvatud bussist maha astuvad, kuni hetkeni, millal lahingusse saadetakse, on keskmine ajavahemik vaid 10 päeva kuni 3 nädalat. Ja kui nad lõpuks rindele jõuavad, siis enamik neist peab vastu vaid 20 kuni 35 minutit. Kõik. Just sellepärast saab Venemaa väidetavalt iga Ukraina kaotuse kohta umbes 8 kaotust ise. Need on šokeerivad statistilised andmed. Ja just sellepärast loobib Kreml nüüd selle probleemi lahendamiseks pööraseid summasid. Nad pakuvad tohutuid boonuseid kuni $80,000 pluss soodustused. Aga see ei tööta täielikult. Inimesed näevad neid droonirünnakuid ja saavad aru, et see on sisuliselt surmaotsus. Üks viga ja kõik on läbi. Isegi Putin pidi sellel teemal ise sõna võtma. Ta väitis, et rünnakud rafineerimistehaste vastu on lihtsalt infooperatsioonid, millel pole rindel mingi tegelikku mõju. Tema sõnul on kõik korras, aga venelased kritiseerivad tema kõnet igast küljest. Kui soovid kuulda rohkem uudiseid sellest, kuidas Putin selle sõja untsu keerab, siis telli kanal.